Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli talvisel lõpuaktusel said rakenduskõrgharidusõppe diplomi 262 lõpetajat. Õe põhiõppe, õe erialakoolituse, ämmaemanda, optometristi, hambatehniku ja farmatseudi õppekavade üliõpilased. Lisaks antakse kutseõppe lõputunnistus üle 19 erakorralisele meditsiinitehniku õppekava lõpetanule. Cum laude lõpetab kõrgkooli 18 üliõpilast, tänukirjaga tunnustatakse 33 silmapaistavamat ja aktiivset õppurit. Täna on meil siin lõpuaktus ja avaaktus üheskoos. Lõpetavad meil õed ja hooldustöötajad, lõpetavad meil õed, alustavad hooldustöötajad ja õdespetsialistid. Ja Kohtla-Järvel on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksus olnud endise Kohtla-Järve meditsiinikooli baasil juba 11 aastat. Kui me õdesid õpetame, siis me õpetame esimesest päevast peale neid juba peale selle, et nad õpivad tegema erinevaid toiminguid, andma ravimeid ja süstima. Me õpetame üliõpilastele inimestega töötamist, inimeste mõistmist, eetikat ja ka loomulikult meditsiinilisi teadmisi. Meie lõpetajad lähevad tööle Eestisse igale poole, Tallinna piirkonnas on eriti suur põud õdedest, võib-olla väiksemates piirkondades õdesid piisab, aga tegelikult on ju ka väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus on tervishoiuasutused, õed liiguvad, jäävad pensionile ja jäävad lastega koju, see tähendab, et kuskil ei ole tegelikult väga kindel, et õdesid piisavalt jätkub. Ja need õed siis, kes leiavad, et soovivad teisi väljakutseid. Meie haridus võimaldab liikuda maailmas ringi selle sama diplomiga, saab tööle ka õena teistes riikides. Ja see on näitaja, et meil on väga tugev haridus. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks 2 Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovatiivselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustanud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.